kes tahtsid näha, et me kaotaks. Mäletan, mingi Pärnu fännid saatsid mind tumedatesse kohtadesse. Ma olen paremini aru saanud, mis toimib minu jaoks, mis mitte, millises emotsionaalses seisundis ma olen produktiivsed, millises mitte. Rahva tänu oli midagi nagu nii liigutavat, mida ma ei osanud tõesti oodata ja ma tõesti nutsin see päev. Et see on ikkagi nagu suurem kui lihtsalt korvpall või lihtsalt töö. Ma ütlesin, et sa istuksid või jääksid siia maha istuma sellepärast, et mõtlesin, et sa nii tublisti oled neid podcast'e siin vedanud, aga kui sa minema lähed, siis me ei saa teha osa, mis oleks sinuga fookuses. Nii et lisaks sellele, et me tegime sulle hüvasti jättu VEF-i mängul, me teeme sulle praegu hüvasti jättu podcast'i episoodi. Nii et kes iganes seda praegu kuulab, siis ei, mina ei ole Kreksi mantli pärija. Aga kuna see on praegu esmaspäeval, kui me seda salvestame, on su viimane päev kodus. Homme hommikul sa lendad minema. Ja just praegu salvestasid enda viimase episoodi Make ja ühe teise külalisega. Ja nüüd on üllatus, et räägime siis mingi tunnikene sinust. Ja ma eeldan, et sa oled viimased 2 päeva võib-olla hästi palju seedinud neid mingeid lugusid, mis sul Kalevis siin olnud on viimase 6 hooaja jooksul. Nii et põhimõtteliselt küsin nendel teemadel ja loodan, et sa räägid hästi palju ja lased mul rääkida hästi vähe. No proovime. Ma loodan, ma väga väsinud ei ole Kase ja Make osast, aga ei, muidugi, eks ma ikka. Ma ju ei oska väga... Spoilisid praegu ära. Aga Kase ja Kurbi osast. No vahet ei ole. Make ja Kurbi osast. Jah, Make ja Kurbi osast väga väsinud ei ole. Aga eks ma üldiselt väga lühidalt ei räägi, nii et... Selles mõtlesingi. Aga ma mõtlesin, teeks nii, et alustaks nii, et ärme üldse räägi Kossust, sellepärast, et ma ei viitsi üldse Kossust rääkida. Iga päev räägime Kossust, kuigi see tuleb mul ikkagi suuresti sisse. Aga ma alustan ühe asjaga, mis on minu enda võib-olla mingisugune lemmikteema ja sa tunnetad selle kohe ära, aga pane korraks silmad kinni. No. Sa ei ole korvpallur. Seal ei ole ühtegi lepingut, sul ei ole ühtegi kohustust. Milline su ideaalne päev välja näeks? Nagu psühholoogi juures oleks väga sügav, raske küsimus, üks päev. Ma arvan, et see kindlasti algaks sihukese hea hommikusöögiga ja ta peab sisaldama midagi sellist, mis on spontaanne või mis tähendab siis, et ta oleks mu hingele midagi pakkuv, et mul ei ole otseselt rutiini vastu midagi, aga ma arvan, et kuskil vähem või rohkem sügaval mu hinges või südames on nagu mingi selline väike Gregor, kes tahab tähelepanu selles mõttes, ta tahab avastada, ta tahab teha mingeid asju, mis ei ole alati võib-olla planeeritud, kuna see annab mingisugust stiimulit talle, ehk siis ma ei tea, oleneb, kus ma parasjagu oleks, aga see ilmselt peaks olema, et ma võtan kätte see päev, mõtlen, ma ei tea, ma lähen sõidan sinna või teen ühte või teist, kas see siis on lihtsalt kuskil metsas jalutamine, kuna ma tunnen seda või tunnen, et see on hetkel kõige parem asi või et mu mõistus vajab nii-öelda sellist üksi olekut, kuna ma arvan, et palju võib-olla on jäänud ka sellist muljet või kuvandit, et ma viimase ajal eriti olen võib-olla siin podcast'i teinud, siis mul oli suur au Eesti seal spordiaasta galal üles astuda, et ma olen igal pool pildis olnud. Aga tegelikult mul on palju ka sellist aega, kus ma tunnen, et see mingi sotsiaalne aku saab tühjaks ja siis ma tahangi olla lihtsalt ise mina ja konkreetselt endaga. Ehk siis, kui ma panen selle päeva, siis palju see sõltub tujust, aga ma tunnen, et kõige sellist puhtamat rõõmu võiks pakkuda minu jaoks see, kui ma ärkan hommikul ja mul on see vabadus teha, mida ma tahan nii, et ma võib-olla ei tea, kuhu see päev edasi läheb. Et ma saan teha selle ühe otsuse valiku, mida ma tunnen selle hetkel,
et see justkui võiks olla see ja kui mul on siis see võimalus seda teha, siis ma arvan, et see pakuks mulle kõige rohkem sellist rahulolu. Okei, sa mainisid just metsas jalutamist ka ja ma tegelikult tahtsingi edasi küsida, et milline on sinu suhe loodusega? Kas sa oled, ma kuulasin just ühte teist podcasti, kus räägiti sellest, et metsas käimine on nii nagu vabastav tunne ja et mets on kõige turvalisem koht, kus olla. Sellepärast, et kui sa lähed kuskile sügavasse metsa, siis sinna põhimõtteliselt ja sinna jõuavad loomad ja sinna jõuavad puugid ja sinna jõuavad ussid, aga kui sa neid ei karda, siis... Ütleme, et ussid nagu ei meeldi, aga kellele meeldiks on ju, aga... Telkimas oled käinud? Kus? Mida sa viimati telkimas käisid? Telkimas? Ma niimoodi konkreetselt metsa telkima ei ole ammu läinud, ma olen võib telgis maganud, ma arvan, mingi aasta-paar tagasi jaanipäeval, mitte Pühajärvel, see oli varem, ma nüüd viimase ajal ei ole Pühajärvel käinud, aga ütleme perekondlikul jaanipäeval ma olen telgis maganud ja mulle tegelikult see meeldib, ainuke asi, mis ei meeldi selle puhul, on see, kui hommikul hakkab päike peale paistma, nagu, et siis on ebamugav. Aga kogu see protsess on kindlasti vabastav ja ta ongi täpselt sihukest laadi tegevus, mis kui me räägime sellest, et ma ei tea, kui usume tähtkujusi ja nii edasi, et ma olen kaksikud, et justkui on nagu mitu mind või mitu sellist iseloomu või sellist, ma arvan, mul on päris mitu külge ja kõik need küljed vajavad omal hetkel tähelepanu ja siis sellele ühele küljele vähemalt kindlasti sihuke tegevus meeldib ja kui sa küsisid seotust loodusega, siis pigem on see, ma arvan, suhteliselt suur või ütleme, tegevused looduses meeldivusena on suured, kuna esiteks mulle meeldib metsas käia. Ma ei ole, mis aasta ajal, kui just väga porin ei ole, aga kui on õiged õided, siis miks mitte. See on vabastav kuulata, eriti kui on hästi vaikne metsas. See, et kui sa käid nagu linnas metsas, see on nagu natuke teine asi, et siis sa kuuled ikka mingit müra ja nii aitab, aga ei ole kõige parem. Aga kui on nagu täielik vaikus, see on kuidagi eriti nauditav, siis mulle, mida Eestis kahjuks ei ole, mulle täiega meeldivad mäed, nagu mäed või mägedega on üks siuke hetk, kus tänapäevases meeletus meediaühiskonnas või minu jaoks on ta siuke koht, mida ma võiks lihtsalt istuda ja vaadata mingit mäge, ilma mägi ju ei liigu isegi, ma võin istuda, vaadata mingit mäge ja saada seda stiimulit piisavalt, et ma ei tunnegi vajadust võtta telefon kätte, et ma võikski lihtsalt istuda ja vaadata, sest et siis see kuidagi enda sees olemine või hetkes olemine tuleb ülipalju automaatsemalt kui lihtsalt iga päev, sest ta panebki kuidagi sind, kui sa, ma ei tea, oskad seda loodust hinnata, tunned ennast nii väiksena selles kõiges, siis see paneb sind selle protsessi kiiremini tööle, et mulle mäed väga tõesti meeldivad ja... Viimati Bulgaarias? Jah, viimati Bulgaarias. Mega ilus oli, hea meel, et läksime, teil läks vähe keerulisemini, te läksite meil läks väga hästi. Ei, no teil läks, lõpuks te saite hea kogemuse ja kõik oli hästi, aga ma arvan, selles mõttes jah, tõesti, hea kogemus teil, te küll eksite ära ja jõudsite... Me eksinud ära. No, aga jõudsite õigel ajal, siis ütleme enam-vähem õigel ajal tagasi pimendas. Aga sellised kogemused jäävad eluks ajaks meelde ja mul on üks sarnane kogemus metsaga. Seda lugu ma tean, räägi. Kus siis Lõuna-Eestis koroona ajal Tartus elasin siis ja üleüldse vist kõik inimesed isegi, kes muidu ei käi looduses, siis hakkasid looduses käima. Ja me poistega siis mingi päev hommikul otsustasime, et teeks midagi, mind võeti peale, läksime ühe autoga, lõbus meeleolu ka, ja hakkasime lihtsalt sõitma kuhugi poole, Põlva poole. Lihtsalt ei olnud ühtegi plaani, nagu ei olnud seda, et destination X, me jõuame sinna, käime korra toon tagasi, ei olnudki see nagu täiesti plaanitu ja me hakkasime lihtsalt sõitma, käisime mingi külapoodidest läbi, käisime Taevaskojas, leitsime mingi mahajäetud maja, mul on sellest päevast nii palju videoid asju, ajasime ühel vennal suvalise põllu peal mingi oja kõrval juukseid lihtsalt, sest kellelgi oli aparaat kaasas, ma ei tea miks, aga see lihtsalt juhtus nii. Ja see kõik kuidagi arenes ja sa ei mõelnud hetkekski, maailm selles mõttes seisis heas mõttes. Seda ma arvan, paljud resoneeruvad koroona ajal sellele samal asjal, et sa ei tundnud, et keegi läheb sust millestki eest ära. Kõik seisis, sa nautisid seda ja sinu jaoks nagu avanes see looduse või igapäeva pilt, mida sa tavaliselt ei näe. No siis me läksime edasi ja lõpuks jõudsime Meinikunno rabasse, tahtsime minna siis talisuplema,
oli külm õues, jää oli peal, siis kõndisime, ma olin seal nädal varem kui käinud ja kõndisime mööda seda Raba raudteed sinna ujumiskohani. Käisime ujumas ära, aga sihuke varakevadel ikka üsna vara läheb pimedaks ja me kuidagi olime siis nii, ma ei tea, kõigest loodusest ja kõik, suhteliselt sellises voolaus, ülemeelikus nagu tujus ka natuke, on ju. Ja siis teised ütlesid, et kuule, et lähme mööda seda raba, seda nii-öelda laudteed tagasi, et jõuame kindlalt nagu sinna, kus me alustasime. Ma ütlesin, ei, lähme ringiga, et ma tean, ma just käisin nädalaga tagasi, et ma tean, kus siit tagasi saab, ma kindlalt tean nagu. Läbi metsa saab pikema ringiga, aga meil on jumala fun, et miks mitte nagu. Ja hakkasime siis minema ja kõnnime ja järsku on, mul on viimane pilt ka mingist hetkest, kus päike loojub ja me jõudsime sinna metsa. Oma arvut kõnnin seda rada esimesena, kus ma eelmine nädal ka kõndisin, aga järsku on nii pime, et mitte midagi ei näe. Ja olime juba kõndinud ja mõtlen, nii kaua me küll siit välja ei kõndinud eelmine kord, et midagi on nagu valesti, aga ma ei tahtnud kõigile teistele ka kohe öelda, sest ma teadsin, et läheb mingi paanika lahti. Üritasin hakata vaikselt seal kuidagi, osad hakkasid juba maha jääma, ja siis oli see, et meil kõigil hakkasid järjest telefoni akut tühjaks saama. Ja ma ei ole tõesti nii pimedas mitte kunagi olnud, isegi mitte pimedas toas, sest et see oli nii pime, et kui keegi rääkis muga nii kaugelt, siis ma ei näinud teda ilma siis mingi telefoni asjata. Ja mul oli veel paar protsenti akut jäänud, siis seal juba hakkas see, et kutsume abi ja me ei saa siit välja ja me jääme ööseks ja me ei saagi siit metsast välja. Aga õnneks või millegipärast kuidagi, ma olin suhteliselt rahulik. Ma nagu sellepärast ei kartnud, et me välja ei saa. Ja siis oligi ma oma viimase akuga vähem vaatasin kuidagi siis selle suunad, kus peaks mingisugune kruusatee olema. Panin telefoni ära ja hakkasime minema ja me läksime sõna otsa mõttes läbi metsa, käed ees niimoodi läbi okste asjade ja siis lõpuks keegi kukkus kraavi esimesena, see tähendas, kraav tähendas seda, et me jõudsime kruusateeni. Me olime metsast väljas ja siis me tegime, mul oli veel 1% akut, me tegime sellega siukse viimase pildi, nagu me oleks Everesti vallutanud niimoodi. Ümber õla hoidsime kinni, kõigil olid nii räsitud näod ja hakkasime mööda kruusateed sinna tagasi kõndima ja lõpuks, kui me neid autotulesi nägime, siis kõik joovastusest jooksid autosse ja pärast Tartusse tagasi tund aega sõitsime vaikuses, aga ma ütlen, see kogemus on kõigile meelde jäänud. Pigem positiivses võtmes ikkagi, ma arvan, nagu teil see määr. See on sama, täpselt minu Hendrite mäeseiklus. See on mingisugune kogemus, mida sa teed kellegi koos läbi, mis mõnes mõttes nagu ühendab, sa jääd seda meenutama. Kuigi see oli too hetk võib-olla hirmus, siis sa ei mõtle tagant järele selle kui hirmsale asjale. Muidugi mitte. Kes juba ütlesid ka spordiaasta tähed. Ma tegelikult tahtsin selle intro panna nagu selles, et ma tean, et sa oled nagu ka siuke suht kõva esineja olnud omal päevil. Ja siis nüüd see on kuidagi, mingi aeg on ju see, et tegelikult, ma ei tea, su esimesed aastad korvpallurina sa ei olnud vaata niimoodi kuidagi rohkem avalikus pildis, nüüd viimased aastad sa oled rohkem pildis olnud. Ja ongi see eelmise hooaja podcast, mis te Delfiga tegite, nüüd siin sa oled saanud seda vedada, nüüd kutsuti spordiaasta tähtedele, et tegelikult see on nii palju kasvuks tulnud, et sa oled saanud erinevates kohtades esineda, rääkida, sest sellega tegelikult kaasnevad ka need järgmised võimalused. Et ma eeldan, et kõige selle pealt tuli ka see spordiaasta tähtede kutse. Ja mulle nii meeldib see, et lõpuks sai keegi korvpallur presenteerida mingit auhinda. Või üldse seal seista, sellepärast, et ma ei tea. No räägin ka, see on individuaalsportlast üritus, sorry. Ja nagu ma ei ole ühtegi kriitika olnud individuaalsportlaste suunas, lihtsalt mida rohkem olles kogu selle spordimaailma sees ja olles meeskonnaspordi alal, siis sa saad aru, et see lihtsalt kogu see, sa ei saa mõõta minu arust ühe kalendriaasta jooksul erinevate spordialade tulemusi nagu sama mõõdupuuga. See on nii palju erinevaid muutujaid, näitajaid, mida kõike siis ühe tasandi peale raske võrrelda. See ei tähenda seda, et korvpall on olnud mingi ülimalt edukas viimastel aastatel, et me oleks pidanud iga aasta võitma. Ma ei mõtle üldse seda. Ma lihtsalt mõtlen, et kui palju suurem võimalus on siis individuaalsportlastel sellisel üritusel siis särada, kuna sul ongi võib-olla mitu tiitlivõistlust ühel aastal, eks, ja kõik see. Pluss mina alati kuidagi nagu enda peas mõtlen ka seda harrastajate numbri peale maailmas on ju. Aga jällegi tagasi tulles selle ürituse juurde, ei võta sealt ürituselt midagi ära ega individuaalsportlastelt hea meel nende üle, kes võitsid ja kõik ongi väga tublid olnud. Lihtsalt tõesti, kui ma hakkasin ka ise oma seda lühikest kõne, mul palju aega ei antud, on ju.
Sa tegid suht pika. Ma tean, ma tegin, see oli veel nii, aga ma olin valmis, et sa teed pika. ja siis ma isegi oma arust nagu pressin selle nii kokku, kui ma sain, jätsin see midagi välja ja siis kuuldes enne, kuidas seal teised rääkisid mingi 2 lauset. ja aasta auhind läheb ja siis ma mõtlesin, okei, ma lähen sinna. Siis ma hakkan mingi laterdama, aga kuna proovis nagu keegi ei öelnud mulle midagi selle pikkuse kohta, mulle öeldi, et tee samamoodi õhtul nagu sa proovis tegid, siis ma ei hakanud seda kuidagi muutma ka. Lõppkokkuvõttes see oli fine, ma arvan. Aga jah, ma ise mõtlesin, ma võtan nüüd suure paberi ja Heikole valmistan suure kõne ja nii ja naa. Lõpuks ma suutsin ta, ma arvan, enam-vähem talutavasse pikkusesse panna, aga seda kõne tehes ma tahtsin öelda oligi see, et ega hakkadki mõtlema, ei mäletan, millal on nii-öelda korvpalluril olnud võimalus seal laval niimoodi käia, et seda tihti ei juhtu ja seda enam oligi hea meel seda teha. Hea meel selle üle, et korvpallur seda teha ja teisalt ka ülihea kogemus mulle, mis jääb meelde ja kindlasti, kuigi ma olen mõnes mõttes esinenud ja kõnelenud ja podcastides ja nii edasi, siis sellisel laval, sellise publiku ees seista üksi laval on ikkagi hoopis teistsugune kogemus. Muidugi oli närv ka sees, aga ma täiega nautisin selles suhtes. Kas Heiko pärast kirjutas ka sulle midagi või? Heiko kirjutas mulle nüüd, kui ma selle uue lepingu tegin, soovis õnne, tänas ka kõne eest ja siis ütles, et kui ma natuke sisse elan, siis helistame. Et ta ikkagi lõpuks tänas nüüd ka. Tore. Ta muidugi vist ikkagi hoiab suht tihedalt nagu kõigiga minu arust kontakti, vähemalt nii palju kui koondises olen kuulnud. Jaa, eks ta ikka kuigi tal ju endal ka seal praegu, ma olen kibe või sellepärast ongi, see tundub vahel täiesti nagu sõge, et treeneritel on nii palju tööd. Muidugi, selles mõttes ei ole ju, treenerite töö ei ole nagu ka mängijatel see, mida näeb rahvas saali tulles, see, et sa tuled saali, siis meil on see mäng. See on see mingi 2% sellest, mis tegelikult kogu töö. Kogu sellest, siis meil mängijatel on trennid, pluss siis enda keha eest vastutamine, kõik see, aga tegelikult treenerite töömaht on veel hoopis suurem, sa valmistad oma meeskonda ette, sa mõtled nagu, minu meelest Tarmo Kink ütles mingis selles ühes filmis, mis oleks, kui tehti sportlastest film, on ju. Ütles seal filmis hästi, et nüüd, kuna ta on treenerina ka olnud, et mängijana sa mõtled, sa mõtled meeskonna peale, aga sa mõtled ikkagi sa mõtled enda asjade pärast, sina, kuidas sa mängid seal. Treener peab mõtlema kõigi peale, siis sa pead mõtlema veel vastaste peale ja siis, kui Heikol on veel koondis ka, siis sa mõtled veel koondise mängijate peale ka, et sa oled iga päev 24/7 põhimõtteliselt ühes asjas sees. Et kindlasti kerge see ei ole ja müts maha, kes seda teeb ja eriti Heiko ees nii kõrgel tasemel ja jätkuvalt tõestanud, aga selles, kui meeldib ja ma usun, et talle meeldib jätkuvalt seda teha, siis ainult edu edaspidiseks ja loodetavasti ei ole seda kõike liiga palju. Ei ole. Ei ole. Ta on peast korvpall, täiesti peast korvpall. Inimene peabki olema peast korvpall, et sellist ametit pidada. Ei, absoluutselt. Aga seda, et korvpallur olla, minu meelest sa ei pea olema peast korvpall. Aga et treener olla, sa pead olema peast korvpall. Ei, see on väga hea point, sest meil on mängijaid küll, kes näiteks, ma ei tea, Kurbi või kes ei jälgi, vaata muidu kossu üldse. Ma ei tea, võib-olla ta varasemalt on jälginud see, et ta on nii kaua teinud seda ja siis lihtsalt tekib võib-olla mingisugune teatav ülekülastus, et siis... Täpselt, mul enda puhul ka, ega ma nagu väga palju juurde kõrvalt korvpalli ei jõua vaadata. See on periooditi vahepeal rohkem, vahepeal vähem. Aga mitte liiga palju, sellepärast, et sa kõige selle sees, ütleme, siin nüüd kodus olles on igast muid tegevusi ka tekkinud juurde, et seda lihtsalt saab nagu liiga palju, aga täpselt, et treenerina olles nende jaoks seda ei ole kunagi liiga palju ja see on mõnes mõttes täiesti hämmastav, kui palju ühte asja ellu mahub, et see ongi elu. Põhimõtteliselt korvpall on elu. On küll, jah. Räägime kultuurist teid, sest ma olen kultuuriinimene. Sport on ka kultuur. Jah, sport on ka kultuur, absoluutselt. Sellepärast ma võib-olla olengi siin. Võid ise valida film, kontsert, teater, album, mis on sind enim kuidagi liigutanud või mingi asi, mida sa oled näinud, mingi kultuuri asi, mida sa oled näinud pärast, mida sa ei ole enam endine. Raske küsimus. Me võime teha soojenduseks selle, et sa ütled mulle mingisugune viimane, kas teatrietendus, kontsert, film, mida iganes sa näinud oled. Viimane kontsert, ma tean. Viimane kontsert oli Sadu kontsert. Nii, kuidas oli? Üleriigiline fenomen. Ei, täielik. Ma vaatasin üks päev, just nad müüvad juba 20. augustiks Havenisse pileteid. Et see on täiesti võtnud Eesti muusikamaastiku tormina üle, aga mitte isegi mõnes mõttes, vaid ma arvan, et põhjusega, sest et
sellel on kuidagi mingisugune sihuke värske hõng küljes võib-olla ja mulle seal kontserdil käies ka ma lava pealt tajusin, et need, kes seda muusikat teevad, need teevad seda nagu hingega ja neile endale nii väga meeldib see, mida nad teevad. Ja siis see nagu peegeldab ka tagasi publikusse ja selle võrra, ma arvan, nende laulud siuksed elavamad ja nii edasi. Jah, see on nagu iga erialaga, ma arvan, kui inimene, kes seda teeb, sa näed, et ta naudib seda, ta on kirglik seda tehes, siis esiteks see tuleb paremini välja, teiseks see paistab ka välja teistele nii-öelda peegeldub hoopis paremini. Et ja Sadu oli viimane kontsert. Kontsertidest rääkides, suvel ma käisin Imagine Dragonsil ja 50 Centil. Nii. Väga seinast seina. Ja mulle meeldivad mingid Imagine Dragonsi laulud, aga see kontsert oli minu jaoks suht meh. Kuna ma ei olnud ilmselt naisterahvas ka ja mind see paljas ülakeha nii väga nagu ei huvitanud. Aga need pallid, mis seal visati? Ma ei nii kaugel üleval, see mäe otsas vaata. Okay. Et see nagu oli minu jaoks kuidagi, sellepärast, et aasta varem ma käisin Coldplay kontserdil ja see oli Helsingis. See oli minu jaoks nagu mega elamus. Et kuidagi, ma ei tea, see kuidagi muusika ja olid seal hetkes, see läks nagu ikkagi hinge ja tuli isegi ka pisar, ja, emotsionaalne inimene ja nii. Aga 50 juurde tagasi tulles, siis ma tahtsin minna huvi pärast, 50 Cent ikkagi siuke ebamaine tegelane meie jaoks võib-olla natuke siin, et sellise Meie lapsepõlve laulud ikkagi. Ja seda küll, seda on ju, ma mäletan, ma tegin esimeses klassis või algklassides seda, mis on see playback või playboxis tegime. Candy Shopi tegime. Ja mul on jäänud hästi meelde, kui seal mingi ülitatikat seal koolikoridoriks seda harjutasime ja siis ma kuidagi pidin minema selle kontserdile, kuigi ma olin kuulnud nagu halba tagasisidet, sest et ta oli varasemalt vist esinenud ka Stockholmis ja ühesõnaga, et ta oli kuidagi väsinud ja ei olnud hea. Ja ma ei läinud sinna väga suurte otsustega, aga minu jaoks oli üli lahe. Nagu ta tegi kõik need hitid ära ja see kuidagi kogu see vibe ja atmosfäär oli mega ja nii palju inimestele, kes veel käisid, kui ma rääkinud olen, kõigile väga meeldis. See jäi nagu suvest kontserdite mõttes ka väga meelde. Sa küsisid teatrietenduste kohta. Sa võid teatrist ka rääkida, kui sa oled käinud kuskil. No ma käisin seal, mis oli see veeuputus või? Suur. Käisid, jah? Ja, oli vist, mis see nimi? Suur veeuputus. Ja, suur veeuputus, Linnateater. Ja nad tegid Salmes seda. Ja, seda ma käisin ka vaatamas. Kevadel vist või varakevadel käisin. See oli, tihti teatrisse ei ole saanud sattuda viimastel aastatel, kuna meil see töögraafik on olnud, me ei tea palju ette ja aega raske planeerida, teatripiletid ju müüakse välja ka, on ju, et sellega veits keerulisem olnud. Ega siin ongi vedamise asi ilmselt. Mina astan hästi palju järelturult lihtsalt. Nojah, päev enne, ühesõnaga saime piletid ja suur veeuputus väga ja see oli, mulle meeldis, ta oli hästi siuke, ta võttis sellise väga igapäevase argielu nagu humoorikalt kokku, et siukseid, ma ei tea, aktuaalsed teemad, mida inimesed, ma arvan, igapäevaselt tunnevad oma eludes, oli siis pandud lavale ja seda mängiti läbi sellise huumori prisma nagu ja siis ma arvan, et kõigil seal saalis olles, esiteks oli naljakas, samas kõigil seal saalis olles oli mingisugust äratundmist ja kõrvutamist oma eluga, et selles mõttes ta oli hästi nagu naela pealt tabatud. Kahjuks seda rahamaad, mis tundub nagu Loch Ness monster, et nagu mõned on näinud, aga mitte paljud. Seda ei õnnestunud vaadata, aga nägin üks päev telekas, Tõnis Niinemets käis, ütles, et nad mängivad seda veel järgmine suvi. Ma arvan, et peavad seda kauem mängima kui järgmine suvi, sest kui see nõudlus on nii suur, siis... Jah, et seda tahaks ka vaatama minna kindlasti. Ja Lehman Brothers oli ka mingi hetk, ma käisin seda vaatamas. Seda ma tahaks uuesti näha. Ma olen seda ühe korra näinud, aga mulle nii hullult meeldis, seda ma tahaks uuesti näha. See on see, mul tegelikult täiega meeldib teatris käia, tahaks rohkem teha seda. Aga sa ei jaksanud 3 tundi istuda seal. Kas see on nagu lennukis istumine, et jalad jäävad kangeks, kui sa oled 206? Kus sa teadsid, mida ma ütlen? See oli nagu, ma tahtsin seda nii jõuda ja sellepärast, et ma saan aru kõik teatriteoorika, aga need pingid on esiteks need kitsad, siis see jalaruumis sa istud nii ja siis mingi hetk sul hakkab nagu valutama üks kann, teine kann, põlv veits ja kõik see ja siis sa kuidagi veits läheb fookus ära, üritad nagu seal sättida nii liigutada, et see nagu oli hästi pikk etendus ja sellepärast veits raske, aga sisu poolest
oli ka väga. Kuidas see üldse käib sportlasena, kui sul näiteks ongi, sa oled lennukis või sa käid teatrietendust vaatamas, mida iganes, ühesõnaga sa pead olema pikalt paigal, sa tunned, et sul lähevad pärast mingi, ma ei tea, põlved paiste ja ma ei tea, jalad vett täis, mida iganes, mida sa teed siis pärast? Pärast. Jah, ma mõtlengi, kas sa pead mingi jääd panema peale või nagu, kas seal on päriselt nagu mingisugune rutiin ka pärast? Ei no, sest suht tihti lennukis on ikkagi suht tihti, ma saan aru, see on rõhuvahetus ka, aga suht tihti on ikkagi see, et kui meil lennureisid on, siis osad teist arusaadavalt kurdavad pärast, et siit ja sealt valutab ja siit ja sealt on paistes, aga kui me lähme näiteks mängule edasi, kas te nagu teete midagi siis või? Kuidas see käib? No kui sul eriti ütleme mängudele lennates või nii, siis isegi kui sul ei lähe, ma ei tea, paiste otseselt põlv või jalg, aga see on sul nagu sihuke hell, siis ta ikkagi see kuidagi lennureis, kitsas, rõhuvahe, kõik see mõjutab ja ta on pärast nagu oluliselt kangem, sest liigestega on see, et kui sa ei liiguta, siis lähevad kangemaks, kui sa liigutad, siis hakkab kohe vedelik tekkima, ütleme, siis on nagu mõnusam ja siis sellest paigal olekust on juba see. Ehk siis paned ikka jääd, ja kui juba paiste läheb, siis on nagu selles mõttes kehva, et siis ta võtab mingit aega, et ära minna, et paistetust nagu tagasi tõmbaks, aga jää on, ma arvan, ütleme, sportlase üks kõige suuremaid sõpru selliste asjade puhul taastuses ja ka vigastuste ravis, et ta leevendab seda turset, valu ja ebamugavust küll, ehk siis süke. Ja teine, ütleme teatri mõttes või kui sa lihtsalt pead istuma mingit aega, siis aitab süke lihtsalt liigutamine pärast natuke jalutad, kõnnid, saad jälle liigesed ja jalad liikuma, siis hakkab kergem ka. Okei, aga räägime siis Kalev Cramost ka ikkagi. Ei saa üle ega ümber. Ei saa üle ega ümber. Peame rääkima, sest et sul on käimas 6. hooaeg. Minul on käimas 6. hooaeg. Samal ajal tulime siia. Meil ongi täpselt see sama saldo, et mina tulin poole hooaja pealt ja sina käisid vahepeal pool hooaega ära, nii et aga nüüd ma võidan sellepärast, et nüüd ma võidan, sa lähed minema. Aga kohe üks sügav küsimus sulle siia esimeseks, et mida Kalev Cramo sinu jaoks tähendab? No lühidalt on seda raske kokku võtta ja ma arvan, seda mida ta tähendab, näitas, ma arvan, palju ka see, kuidas pärast VEF-i mängu, milline mu see emotsionaalne seisund oli, et ja enne mängu juba. Juba enne mängu ka, et tegelikult see otsus oli mul juba vastu võetud ju enne mängu ja mängule ma läksin teadmisega, et see suure tõenäosusega on mu viimane mäng. Siis ütlen ausalt, et enne mängule sõites autos mul juba, mul tulid pisarad, sest et raske on minna ja sa mõtled tagasi kõikidele nendele aegadele, raskematele, kergematele ja nendele inimestele, kellega sa oled nii ühte kasvanud. Ehk siis üliemotsionaalne päev ja see kulmineerus siis õnneks nagu hästi me võitsime ja see rahva tänu oli midagi nagu nii liigutavat, mida ma ei osanud tõesti oodata ja ma tõesti nutsin see päev päris palju ka veel pärast, et järelikult see suures pildis see tähendab, et ma hoolin, see läheb mulle korda. Rohkem isiklikus plaanis see on minu jaoks sihuke perekond või inimeste kogum, kes käivad koos mitte ainult sellepärast, et see on nende töö, vaid sul on ka tekkinud mingisugune teistsugune, ma ei tea, vastutus su kõrval seisva inimese ees või sa oled nii kokku kasvanud, et sa lihtsalt ma ei tea, teed seda mitte ainult enda pärast, vaid sa teed seda ka natuke kõigi teiste pärast, et see on niisugune kogukonna värk ja ma ei saa öelda, et see on hea tegevus, sest me ikkagi saame selle eest raha, aga ma arvan, nii kontoris kui ka need Eesti mängijad, kes seal on kauem olnud, tunnevad väga tugevat seost selle klubiga ja üksteisega siis kuna see teekond on meid ühendanud, me oleme nii palju koos läbi elanud, tavalist töökaaslased mitte kunagi, julgen öelda, mitte kunagi ei ela üksteisega koos nii palju läbi. Ja see tahes-tahtmata toob inimesi kokku ja siis sa oledki ennast suure tõenäosuse või kergemini nõus ennast ohverdama
sinu kõrval olema inimese jaoks ja sa tahad endast, ma tundsin nüüd eriti viimastel aastatel, kuna juba kogenum mängija kõik see, tunnen suuremat vastutusklubi edu ees, tahan panustada sellesse mitte ainult väljakul, vaid ka mujal. See läheb mulle korda, ma tahan olla inimestele toeks, samas on inimesed mulle toeks. Ja siis see kõik, kui väga lõppude lõpuks pärast seda VEF-i mängu, et see toetus, mis ma vastu sain sellest, kõigist ajaski mind nutma sellepärast, et ma sain aru, kui korda teie lähete mulle ja ma sain ka aru, et kui korda mina olen teile läinud, et see oli siiamaani sellele mõeldes, ega see võtab aega, aga väga-väga liigutav. Su esimesed hooajad olid Robertsiga. Kui palju sa mäletad nagu sellest ajast ja kas sul oli tol ajal mingisugune ebakindlus Kossuga seonduv, mis sul tänaseks päevaks on kadunud? Mäletan suht hästi seda aega, sest ta oli VTB aeg, siis kõik need VTB reisid, et ta ei ole selline tavaline rutiin või Lätis käik. Ta on ikkagi natuke teistsugune ja ta on võib-olla ongi täpselt selline, minu jaoks see Cramo karjäär on olnud selline nagu faasiline, et nüüd pärast VTB aeg ja siis nagu see VTB aeg, et siis ma olin ka noorem ja nii edasi, et ka inimesena ei olnud kindlasti seal kohas, kus ma praegu olen. Aga mis sa küsisid, ebakindluseid. Et ma võib-olla ebakindluseid ka, või kindlasti, aga ma arvan, ma olin lihtsalt väga palju ebaküpsem nagu ka mängulises mõttes ja aru saamas. Ma alles hakkasin aru saama, kuidas see profisportlase elu käib või peaks käima, mis sellega kaasas käivad, kuidas nende asjadega toime tulla ja nii edasi, et see oli selline... Too mõni näide ka, kui sa niimoodi ütled, mis see tähendab? Algusaastatel ütleme siis Robertsi ajal siis meil oli palju legionäre ka ja kuidagi ise üritasid kohta leida ja siis tuli see, ma ei tea, pime talv peale, ma lihtsalt mäletan kuidagi hästi. Mis rolli sind üldse võeti, kui sa alguses tulid Cramosse, tulid Tartust, eks ole? Et siis sa olid ju rohkem nagu see, oligi see, et kuna mängisime VTB-d, meil oli palju välismaalasi, et siis sa pigem olid seal pigem nagu see kohustuslik eestlane, et nagu mis su roll üldse oli? Ma ei saa öelda, ma olin kohustuslik eestlane, ma arvan, ma pigem ikkagi kuidagi sain Robertsiga suht hästi läbi ja ta usaldas mind päris palju, eriti teine aasta. Et ma ei olnud kordagi väga selline, kes pandi minutiteks, mis ei olnud enam oluline. Et ilmselgelt ma ei olnud nagu, ütleme, võib-olla A ja O, aga ma ikkagi sain suhteliselt palju mängida. Selles mõttes oli algusest peale ikkagi kuidagi selline vastutuse kandmise õppimine tekkis ka Cramos. Aga selle eelmise küsimusele, et ma mäletan nagu selliseid emotsionaalseid seisundeid, et kui endal ei olnud nagu hea selline mindspace ja siis see väline keskkond ka seda nii väga ei toeta. Ma mäletan, et ma pärast mingit enne läksin garderoobi, läksin ruttu pesema, läksin ruttu minema. Siis Martin mingi hetk hakkas ma ütlema, et ma ei ole kedagi näinud, kes nii kiiresti ära läheks garderoobist ja nii nagu, et ma ei väga nagu... Sa tegid seda teadlikult või see lihtsalt oli see, et sa tahtsid ära saada? Ma tahtsin ära lihtsalt, ma arvan nagu, ma ei teinud, võib-olla teadlikult, ma tahtsin kiiresti ära saada, aga see tuli nagu alateadlikult või mingist soovist. Et ma kuidagi läksin nii enda sisse ja siis eemaldusin sellest keskkonnast kogu sellest veits ja siis mingi hetk ma hakkasin sellest rohkem nagu aru saama ja kogu sellest meeskondade erinevast dünaamikast ka, kuidas igast, ma olin Tartust tuld, kus seal olidki noored koos ja mul oli ka mingisugune suurem roll nii-öelda platsi väliselt ja nii edasi, et noorena nagu see vahetus teha sinna, kus sa oled Kalev Cramos, seal on hoopis teine meeskonna dünaamika, ütleme grupi dünaamika, kuidas selles hakkama saada, oma roll leida või siis ütleme kehtestada ennast sellises rollis siis nagu sa tahad olla. Et seda hakkasin nagu õppima ja alguses see käiski, mul ajas mingid võib-olla juhtumid kokku segadusse, tõmbusidki endasse, tekkisid igasugused muud enesekindlused ja jamad ja nii edasi, et see oli selles mõttes õpetlik. Sa vist rääkisid seal Pall ei valeta podcastis ka, ma mäletan, teil oli lugeja küsimus, et milline on kõige raskem kaotus karjääri jooksul?
mis ma seal ütlesin, mäletad ka? Ma ei mäleta, mis sa seal ütlesid, aga sa võid öelda midagi muud nüüd. Kui need ei kattu, siis see on okei. Aga mis sulle esimesena pähe tuleb? Ei no, eks ta ikkagi Ma teaks kohe. Pärnu vastu kaotus. See 3. mäng, eks ole? Jah. See, kus me Kalevis. Jah, mitte isegi Estikatel Robertsi 2. aasta kevad, me olime juba saanud... See play-off, Eesti-Läti play-off oli? Ei, Eesti-Läti play-off oli kõigepealt ära. Seal me saime need peksa. Okay, siis oli see esimene pauk. Estikate poolfinaal oli see? See oli esimene, me saime Eesti-Läti liigas peksa, see oli esimene pauk. Siis meil oli mingi paari nädala periood, me kogu saime üle, mõtlesime, et me võtame Estikat kindlalt ära. Ja siis me läksime poolfinaalis, 4-0 veerandfinaali võitsime kindlalt, läksime poolfinaalis nendega kokku Pärnuga uuesti. Ja siis esimese võitsime kodus. Suurelt, me võitsime suurelt. Me võitsime suurelt kodus, läksime võõrsile suht kindlalt. Pigem ikkagi suht kindlalt, oli tasavägisem, aga suht kindlalt. Ja siis tuli see 3. mäng, kus mina kuidagi enda sees tundsin ja ilmselt võib-olla too hetk, kindlasti ei kommunikeerinud seda võib-olla nii palju välja või ma ei tundnud, et mul oleks siuke roll, et ma peaks seda tegema. Aga ma tundsin, et see on nagu kõige olulisem mäng praegu, aga samas nagu meeskonna poolelt ma tajusin natuke seda, et me oleme 2-0 ees 3 võiduni peetavas seerias, isegi kui me selle ära anname, küll me kätte saame, et kuidagi sellist nagu enesekindlust, aga nagu ma teadsin, et me oleme neilt ühe korra juba see aasta saanud karistada. Vastas oli Heiko, nad olid kokku saanud meie jaoks väga ebamugava meeskonna, Heiko teadis juba, kus meie vastu võita ja ma teadsin, kui me anname neile nagu ühe valguskiire või natuke õhku peale, et siis on nagu jama ja siis selle 3. mängu kaotus. Ja pärast seda 3. mängu kaotust ma nagu suhteliselt teadsin juba, et me selle seeria kaotame, mis ei tähenda, et ma läksin 4. 5. mängu kaotama, ma läksin võitlema nagu elu hinna eest, aga siiski see 3. mäng nagu sinna taha jäi see, ma arvan, meistritiitel. Me oleme sellest rääkinud ka ja mul on lihtsalt nii hästi meeles see, kui see 5. mäng algas enne mängu algust. Sa juba nägid kuidagi, see oli see aasta, kus oligi seal Kono mängis, Hugo mängis, ma ei mäleta, kes seal Pärnu seal olid, aga need on mul hästi meeles. Sest Konol on hästi hea see mental game minu arust. Ta tuleb alati nii sellise, isegi kui ta võib-olla ei ole, ta tuleb alati nagu pealtnäha heas töös. Ta tuleb väljakule, ta kuidagi nagu särab ja see kohe tõmbab nagu teised kuidagi nagu... No ja siis olid nemad juba kogunud seda enesekindlust. Just, ja nad tulid nii nagu ilbelt ja enesekindlalt seda soojendust tegema, et tegelikult nii tihti sa tunnetad juba enne mängu algust ära. Kas sa võidad selle mängu või mitte, kui see on tasavägine. Just selle põhjal, kuidas vastased põhimõtteliselt väljakule tulevad, kuidas sa ise väljakule tuled. Ja siis oligi see, et enne mängu algust ma mäletan, et ma mõtlesin, et ma olen siis ka nagu heas töö, siis küsisin su käest väga hea tööliselt, et umbes, et kui palju ka siis täna võidame ja siis sa olid umbes mingi, et ma ei tea, et proovime hakkama saada ja siis ma olin nagu, et okei. Mitte, et see oleks nagu halb vastus, ma saan sust aru, aga lihtsalt sa juba nagu selle põhjal said kuidagi aru, et siin ilmselt läheb pahasti ja issand, see oli nii vihane mäng, see oli täiesti nii, et Kalevi spordihallis siuke tunne oli, et 80% olid Pärnu fännid, 20% olid meie fännid, 80% pärnakaid oli võib-olla pooled, teised olid need tallinlased, kes tahtsid näha lihtsalt, kes tahtsid näha, et me kaotaks. Mäletan, mingi Pärnu fännid saatsid mind tumedatesse kohtadesse lihtsalt sellepärast, et ma kõndisin Kalevi särgiga umbes möödas. Ja siis selleks ajaks nad olid juba saanud selle kuidagi õiguse kätte, et seda teha, nad olid meid ühe korra varasemas seerias võitnud ja nüüd oli ka initsiatiiv nende käes ja nad tundsid seda nagu enesekindlust, et see on alati see, et kui sa nagu tunned, et sa oled üle, siis sa hakkad võib-olla julgemini sõna võtma ja siis selleks hetkeks oli meie käest see jämedam ots kadunud ja see mäng oli vihane ja ta läks suhteliselt viimastele minutitele. Aga ikkagi nad olid enesekindlamad, nagu sa ütlesid, nad olid ülbemad, olid selleks paremini valmis ja me olime kuidagi suht lagunenud juba selleks hetkeks. Ja kogu see kevad oli nagu ikkagi kossu mõttes, nende kaotuste mõttes ikkagi räme kannatamine. Oli küll, see oli raske hooaeg. Ja siis oligi, me tegime selle pronksiseeri ära TalTechi vastu. Ja mul oli nii kopp ees, et pärast teda saime medali kätte, siis meil õhtul oli mingi istumine veel kerge. Ei olnud isegi pidu, lihtsalt istumine. Aga ma läksin pärast mängu koju ja ostsin järgmiseks hommikuks lennupiletit, sellepärast, et ma olin lihtsalt nii tann nagu selle keskkonna ja asjaga, tahtsin nagu ära minna ja ma ei ostnud isegi edasi tagasi, vaid ma ostsin nagu ühe otsa. Ja siis järgmine hommik lendasin Hispaaniasse.
ütle mingi parim võit ka, et see ei oleks nüüd liiga masend. Parim võit eelmine aasta 5. mäng Tartu. Kiire ja konkreetne. Jah, et ta on ikkagi võrdlemisi värskelt meeles ja siuke ise mängijana tajud ka, et see rivaliteedi kasv on ikkagi see oli vägev. On olnud viimastel aastatel võtnud jälle jõudsalt võimust. Et see on saanud jälle mingi suurema tähenduse, nagu ta varasemalt oli, saalid on täis, siuke vihane võitlus ja seda ei olnud üldse kerge seeria ja kõik see ei olnud kerge hooaeg ja siis lõpuks, et see pidi minema 5. ja 5. me võtsime selle ära, et seda lõppkokkuvõttes oli seda magusam ja kõige magusam võit, kõige magusam tiitel, et see absoluutselt. Oli tõesti. Kogu see seeria oli nii äge. Ja lihtsalt nagu jällegi see ongi Kalev Cramo iroonia. Esimene mäng Kalevis, 3. mäng Unibetis, 5. mäng Tondirabas. Et lihtsalt... Unibetis läks korv katki. See oli nagu mingi... Tragikoomiline väljast poolt, aga tegelikult sees, me oleme ise sellega nii harjunud. Treenid erinevates saalides, mängid erinevates saalides, Kalev Cramo tsirkus, ma ei tea, 20 aastat kestnud, aga tegelikult see ei ole nii lihtne. Et ikkagi kõik see nagu mentaalne kohanemine ikkagi ja see, et sul ei ole võib-olla seda kodusaali eelistunnet. Kalevis mingil määral nagu on. Aga nüüd jälle see aasta me oleme Kalevis nii vähe mänginud. No nüüd on juba see Nord saanud sult koduseks. Jah, on jah, mõtlengi, et võtta järjest, me oleme nüüd seal olnud pikalt. Et... see seeria pakkus kõike. Nii nagu selles mõttes ta võttis mängijat. Triivu vasta, Hugo laul tuli siis välja, kõik asjad olid täiesti pöörane nagu, et ta oligi nagu mingi seebi ooper ja täie raha eest sai, see oli ikkagi nagu meelelahutus rahvale ja kogu nemad said nii palju emotsioone, samas mängijad tõmbad see maara nii palju tühjaks, samas pärast see andis võitja poolele nii palju tagasi, et see oli spordi mõttes maara nii palju, kui üks pallimäng pakkuda saab, oli seal 5-mängulises seerias kõik olemas. Ma ütleks ka, see oli tõesti nagu täie raha eest. Ja siis on veel järgmine, täiesti muidugi teine teema, aga kuidas sa sealt siis alla tuled? See sama jutt, mida me räägime tegelikult iga hooaja lõpus ka, et need finaalseeriad tihtipeale viimased aastad ikkagi lähevad pingeliseks ja sa ikkagi elad seal mingisuguses täielikus nagu pingekarusselli sees ja siis lihtsalt, meil on siiamaani hästi läinud, me oleme oma võidud võtnud ka, aga see hooaeg saab läbi ja järgmine päev põhimõtteliselt siis sul enam lepingut. Ütleme, kui mäng on 31. mai, siis 1. juuni sul enam lepingut ei ole, sul ei ole nagu ühest küljest on tore puhata muidugi, aga lihtsalt kuidagi sealt mentaalselt nagu sellest kõigest välja tulek on ka ju omaette mingi teatav kunst või mingisugune teatav tegemine, sest et ja just nagu see Kalev Cramo näitel, et see ei ole kogu austuse juures väiksemad Eesti klubid, kellel saab hooaeg juba nagu varem läbi tihtipeale ja see ongi selline, et sa tead, et sa niikuinii medalitele ei mängi, et sa võid sinna kuskile kõrgemale poole pretendeerida, aga sul saab just rahulikult hooaeg läbi, ma eeldan. Ma ei tea, lähed reisile, vaatad veel teiste mingi finaalseeria mänge, aga just see, et sa oled selles pinge nagu mingis täielikus haripunktis ja järgmine päev sul ei ole mitte midagi. See on umbes, ma kujutan ette näitlejad täpselt samamoodi, sa mängid mingisugust ülimenukat etendust, mängid rahamaad, paned, ma ei tea, 20 etendust 30 päeva jooksul ja siis see lihtsalt saab läbi. Jah, see on täpselt see, et ühest küljest sa ootad seda lõppu nii väga, terve kevad, kõik ootavad hooaja lõppu. Kuna nii palju juba on olnud, siis meil, ütleme, Cramos on kogu aeg see võidukohustus ka, lisab seda pingeteks. Sa tahad selle töö juba ära teha, et saada puhkama nii-öelda, et saada suvele. Aga tegelikult see ongi täpselt see, et sa lähed sinna nii sisse, sa võtad selle rütmi, see play-offi nagu rütm on hoopis teine, mis tavahoo, ütleme ülejäänud tavalise regular seasoni rütm siis. Kuna siis on mängu toimetada, aga siis sa oled nagu üks vastane, mitu mängu järjest, kogu aeg see fookus. Fookus on hoopis teine, eks ole. Nagu kogu aeg üliterav, sa mõtled selle mängu peale, hästi palju, mängude vahel on hästi vähe, on ju. Kõik see. Ja siis adrenaliin läheb nii kõrgele, see ikkagi stimuleerib aju nii palju, siis sa ootad seda saavutust, siis see käib, see jõuabki sinna haripunkti ja siis on nagu järgmine päev nagu tühjus. Esiteks, sul on hea. Kui sa võidad, on hea, väga hea on ju ka. Aga ikkagi sul siin eelmine aasta või eelmine hooaeg mitte nii. Mul oli kuidagi see hea meel selle võidule rohkem, aga üle-eelmine aasta mul oli räige tühjus pärast hooaega. Me võitsime, see finaal oli kuidagi suht
see oli 3-0 vist. See oli 3-0 viimane Tondirabas oli saal suht tühi, siis see hooaeg sai läbi, siis ma tundsin nagu, et okei, aga et seda kulminatsiooni kuidagi nagu oli, ei olnud, siuke nagu ja siis ma olin nagu nädal aega ma ikkagi nagu, ma ei tea, otsisin, ma olin suht nagu identiteedikriisis, nagu ma ei teadnud, mida teha ja kuidagi nagu siuke veider. Aga ma arvan, mul aitab palju see, ma olen kasutanud seda suht mitmeid kordi ka, et ma suht kohe pärast hooaja lõppu lähen reisile. Ehk siis see on ka nagu asi, mida oodata või siis sul saab see hooaeg läbi, siis mingisugune fookus läheb mujale, saad ka riigist ära midagi uut, päikest, kõik see, et ta nagu ei istu päris tegevusetult ja käed nagu rüppes, et see, kui sa jääd lihtsalt, sa oled kogu aeg nii rakkes ja siis jääd seisma lihtsalt järsku. Siis ongi nii raske. See on umbes sama nagu joodikutel, et kui sa jood nagu nädal aega järjest, vaata, oled selles... Ma ei tea, aga räägi. Oled tsüklis on ja siis jätad järsku ära. Siis on ju ka räige pohmakas, deliirium ja mis need on ja. Ehk siis ma arvan sellega... Kui sa nii väidad. Ehk siis ma arvan sellega on suht samamoodi, et sa pead nagu kuidagi leidma endale mingit rakendustegevust, et sellest vaikselt maha tulla. Sest et iga asjaga nii, kui sa oled nii mingi asja sees ja selle päevad ära lõpetad, siis sul tekib sellest asjast pohmakas siis. Et see on raske, eriti kui sa oled nii emotsionaalselt seotud nagu kõigiga ja siis on veel see, et sa ei tea, kes kus mida järgmine aasta teeb on ja mis sa ise teed ja kõik see lisandub, aga samas on ka hea puhata. Vaatasin siin, see podcasti osa tuleb nüüd kolmapäev välja, et sa arvasid, et see osa, mis sa just tegid siin nende kahega, see tuleb tegelikult järgmine nädal. Okay. Et me hoopiski, see on väike trikk. Mängisin su üle. See osa, mis me praegu teeme, see tuleb kolmapäev välja, mis on siis üle homme. Ja ma eile tegin suurt tööd, kogusin kokku 6 hooaja jooksul väga palju pildimaterjali sinu kohta. Ja nii naljakas oli vaadata esiteks, kui palju sa muutunud oled, sest et sa näed hoopis teissugune välja. Ma olen ikkagi parem välja. Ma olen glow upind. Hoopis teissugune näed välja ja siis mul lihtsalt tekkis see mõte, et kuidas sa ise tunned, kuidas sinu roll on muutunud Kalev Cramos nende 6 hooajaga. Sest et see on ikka täitsa sama asi, mis ma ütlesin ka, et hästi palju välismängijaid oli, kui see algusest tulid ja eestlaste roll oligi nagu väiksem, ei olnud nii kandev, aga piltide pealt on ka kuidagi nagu näha seda, et sind ei olnud väga palju piltide peal. Ja ei olnud visuaalselt väga atraktiivne back then. Nüüd on vähe ilusam. Seda ma ei kommenteeri, aga kuidagi jah, mõtlengi, et piltide pealt oli juba nagu näha seda, et siis see roll oli kuidagi väiksem ja ajas edasi see roll on nii palju kasvanud ja tegelikult see hooaeg on ju täiesti suht. Ma arvan lihtsalt siis ma olin lihtsalt nagu one of the boys, et sa oled vanemaks saanud, jah? Ja siis oligi, et ma olin nagu, tegin oma asja, ma tundsin ikka vastu, tahtsin hästi mängida kõik see, aga ma ei võtnud seda nagu midagi suuremat võib-olla ja nüüd ma olen vanemaks saanud, on ja igat pidi, ma ei tea, kasvanud, targemaks saanud, tahaks öelda vähemalt. Ja siis sa tunned selles mõttes ka rohkem vastutust nii klubi enda teiste kaaslaste ees ja sa õpid enda kohta ka rohkem, et aga nagu konkreetselt, mis hetkel sa tundsid, et su roll selles võistkonnas on muutunud? Nagu mis hooaeg, mis treener? Mis muutunud? Tegelikult muutus toimus Robertsi teine aasta tegelikult juba. Selles mõttes, et see kevad, kui meil läks raskes Pärnu vastu, siis see kevad, tal ei olnud väga palju käike ja siis ta põhimõtteliselt andis nagu kevadeks võtnud minu kätte suhteliselt. Ja siis ma tegin hästi hea kevade ka. Mängisin hästi, siis ma tundsin, et see kevad, see lõpp, ma olin suhteliselt väga kandvas rollis ikkagi. Minust sõltus palju, ma tundsin ennast väljakul ka sellise suurema enesekindluse ja edasi, siis pärast seda ma läksin Poola. Poolast tagasi tulles, pool hooaja pealt, siis see pool hooaega tagasi olles siis kevade pool, ma ei olnud nii suures rollis jälle, kuna ma tulin... Sa tulid vigastatuna ka? Ma tegin operatsiooni, siis ma tulin sellest kuidagi välja. Kevade lõpuks juba hakkas paremaks minema, hakkas looma. Aga ei olnud nii suures nagu rollis. Mul oli lihtsalt hea meel tagasi olla, mul oli hea meel selles, sellises keskkonnas olla, kus mind väärtustati jälle. Vahepeal ei olnud nagu väärtustatud, on ju.
ja siis see andis mul juba palju. Ja siis sealt hakkasid need kaks, hakkas järgmine hooaeg Eikoga. Noh, siis ma ikkagi teadsin ja tundsin, et ma olen suuremas rollis, aga ma ei olnud võib-olla ise enda jaoks nii lahti mõtestanud seda, et üks asi on see, et ma tahan kuidagi, kuidas ma ütlen, ma tahaks midagi väljakul teha, aga ma ei olnud lahti mõtestanud seda, et kuidas ma seda saaks teha kõige efektiivsemalt, arvestades seda, milline ma mängijana olen või inimesena olen. Ja teine asi on see kogu selline nagu emotsionaalne pool. Et ma arvasin, et kui ma kütan ennast näiteks räiget enne mängu ülesse, et siis ma ei tea, elan kaasa ja kõik see, siis ma lähen tuhhiga peale ja nii edasi, aga teinekord see siis nagu läks üle võlli ja siis mäng nagu nii toob adrenaliini veel ülesse ja siis käib see krõps, kus ma hakkan enda vastu töötama. Ja see on oldki selliste, ma arvan, kõik suuremate kõikumiste ja ebastabiilsuste taga, siis siis need kuidagi hooajad olid, on olnud siis nagu neid eredamaid hetki ja nii edasi, aga ma ütleks, et süke mõnes mõttes järgmine samm noh, nii inimesena kui ka korvpallurina või karjääri arusaamisena siis korvpallist tegelikult tekkis mul see suvi pärast EM-il käimist ka. Üks asi see, et ma sinna sain, ma arvan, aga siis selline mõtestatud analüüsimine, et millisena ma saan olla kõige kasulikum mingis konkreetses hetkes ja noh, ütleme töö siis ka mu psühholoogiga koos, ühesõnaga ma olen paremini aru saanud, mis toimib minu jaoks, mis mitte, millises emotsionaalses seisundis ma olen produktiivsel, millises mitte ja seda kuidagi teadlikult või rohkem auga hakanud kandma, üritan nüüd see hooaja algus ka siis sellist konkreetset liidrirolli ja ma ei mõtle ainult nagu väljakul, vaid ka mujal, et see pakkus mulle siis kuni praeguse tänaseni sellist järgmist platvormi, kus ma tundsin, et ma suudan areneda ja ma tahtsin areneda. Et sa julged põhimõtteliselt öelda, et kui varem võib-olla liigne emotsionaalsus kohati mängis sinu enda vastu, siis nüüd sa oled aru saanud sellest, et kuidas see enda kasuks tööle panna? Jah, lühidalt küll. See on kestev töö, sest et see ei ole, asju peab harjutama, need muutus automaatseks. Aga ma olen aru saanud vähemalt, et millised on need mustrid või tendentsid ja neid õppinud õigel ajal tabama, kus siis selline see liigne hoolimine, emotsionaalsus hakkab nagu töötama enda ja meeskonna vastu. Ja kus seda on liiga palju versus kus ma saan seda emotsioonist tulevat energiat mitte anda välja, või hoida enda sees ja kasutada nagu sihtotstarbelisemalt siis seda sama energiat, mis koguneb ära. Mitte, et mul see tuleb, siis ma ei plahvata, ma ei anna seda ära, vaid ma hoian seda pigem endale siis, et hea, et tekkis, ütleme nii, see tugev tunne on nii suur ja et ma siis panen ta tööle enda jaoks, et see on nagu selline etapp praegu, kus ma olen ja mida ma olen proovinud arendada. See aeg läheb siin nii kiiresti, aga mul on veel 3. teemaplokk ka. Ma tahtsin natuke rääkida, sest ma teadsin, et sa ütled, et Kalev Cramo on sul ikkagi natuke perekond ja ma tahtsin ikkagi natuke rääkida inimestest. Tahtsin natuke rääkida su sõpradest siin tiimis, et kui sa algusest tulid, kes su parimad sõbrad olid või kellega sa kohe kuidagi klikkisid? Sa said Devin Toomase käest jälle vist. Ja lasin just öelda Devin Toomas ja ma sain tegelikult Kaufmannisiga ka väga hästi läbi. No kindlasti. Kindlasti. Devin Toomas, Kaufmannis, Sunelik, ma arvan, sest Sunelik oli ka siuke noorem eestlane. Et meil siis ega midagi teist ei olnudki. Sina ja Sunelik olid ikkagi nooremad eestlased. Ja. Et ma arvan, see kuidagi, ja Martiniga ma olen algusest peale nagu väga hästi läbi saanud ja see on selline kasvav suhe olnud nagu. Aga ma arvan, need võib-olla kohe oligi Devin, Kaufmannis ja Sunelik olid nagu sellised esimesed, kellega lävima hakkasid nagu rohkem niimoodi, plassiväliselt ka. Ja nüüd hiljem? Severi kindlasti. Severi, kas vastab tõele, et Severi tuli see hooaeg Cramosse sellepärast, et
no ta ütles, küsis enne sinu käest, kas sa ka tuled. Ta küsis, et kas ma tulen, ütles, et kui ma tulen, siis tuleb ka, et ma annaks teada, kui ma ära sainisin. Siis kui ma ära sainisin, ma kirjutasin talle, siis ütles, et väga hea. Siis järgmine päev sainis tema. No enam-vähem jah, et meil on ikkagi olnud selline lähedasem side ja me täna käisime ka veel lõunas. Ta ütles, et ta ei tahaks, et ma läheks ära enne, kui me veel näeme üksteist. Nii et me käisime, tegime kiire lõuna ja rääkisime ja palju veel rääkimata ka, aga jah, me oleme olnud hotellitoas palju koos ja kuidagi kasvanud ka kokku ja temaga kindlasti näeme veel ja kirjutaski mulle ka just enne, et ta veel loodab, et me kunagi mängime koos ja nii edasi, et tema on üks lähedasemaid. Aga selles mõttes, et Hugot ma tean juba väiksest peale, Hugoga ma saan väga hästi läbi ja no tegelikult ikkagi kõigiga, aga jah, et ta Severiga on, ma arvan, üks ükseid, ma ei tea, erilisemaid läbisaamisi või suhteid siis mängijatest. Kes sind aastate jooksul mängijatest enim motiveerinud on niimoodi, et sa vaatad kõrvalt seda mängijat ja mõtled, et wow, ta teeb, ma ei tea, ABC asja nii hästi, tahaks ka osata. See ei pea isegi olema mänguelement, see võib olla mingi mänguline element, aga see võib olla ka mingisugune muu nagu toimetulek või kuidagi või ka mingid liidriomadused või ma arvan mõnes mõttes, esiteks kindlasti Martin selle poolest, kuidas ta oskab olla liider, ta oskab ülihea liider olla, ülihea kapten, meeskonda koos hoida vahel, see on nagu temalt palju õppida, olen ka õppinud. Samas tooks välja ka Kurbase, kellel on selline heas mõttes pohhuistlik suhtumine kõigesse sellesse, mis ta teeb, samas ta on professionaal, et ta oskab oma keha eest hoolitseda, ta teab, millal mida teha, samas ta ei võta midagi liiga, ütleme tõsiselt, siuke nagu ellusuhtumise viis või kõrvalt näha, seda on, ta on ikkagi nii kogenud mees juba ja ikka teeb seda, et see on ka, mida ma tooksin välja. No ja siis ma arvan, lõppude lõpuks on kõigilt midagi õppida, kuna ma pigem olen selline, kes vaatab inimesi kõrvalt ja analüüsib neid suht palju. Ja vahepeal ma võib-olla isegi tänaval ja mingid inimesed jõllitama nagu liiga palju, kui ma jälgin, aga ma jah, kuidagi nagu vaatan ja analüüsin suht palju. Ühe mängija, kui saaksid tagasi tuua, kes on Kalevis mänginud, kelle tooksid? Kas sa mõtled nagu läbisaamise poolest või sa mõtled, no see on hea küsimus, see on nii erinevad aspekte, kuidas selle läheneda, aga kuidas tahad? Kuidas tahad? Mina mõtlesin muidugi rohkem võib-olla nagu mängulise poole pealt või nagu sellise, kes on sinu ajal nagu olnud. Et sellest vennast tulen puudust. Ma ütlen Saša siis, äkki, Kovliar. Et mul oli siin mõtteid veel, aga ta oli, esiteks lahe oli näha teda, kuidas ta kujunes mängijaks siin. Ta ei olnud nagu pikka perioodi, aga ta nii kiiresti arenes, nii lühikese ajaga. See nagu oli väga lahe näha ja ta on ikkagi väga respekteeritud, kõrgel tasemel mängib praegu ka ja Ukraina koondise täielik liider, et nagu nii noorena, kuidas ta mängis ikkagi väga, ta sai hästi kiiresti täiskasvanuks ja seda oli lahe näha ja ta lihtsalt on nii kasulik mängija meeskonnale, et igas meeskonnas oleks vaja. Ja ta oli inimesena ka ikkagi tegelikult täiesti nagu super. Suhtumine professionaal, inimeselt nagu hea südamlik ja kõik see. Oli tõesti. Ja meeskonnakaaslane, kõik nagu ainult kiiduväärt sõnad tema suunas. Oli jah. Ja samamoodi kasvas hästi kiiresti kõigiga kokku. Ja ma ütlengi, nagu me just paar päeva tagasi Martin tegi ka seda nalja, vaata, et kui sina tuled kindlasti Kalevisse tagasi, aga Saša tuleb ka kindlasti tagasi, et see on ikkagi nagu suurem kui lihtsalt korvpall või lihtsalt töö. Jah, no ongi täpselt, et sul nende inimeste vahel on tekkinud nagu mingi side, mida sa siis väärtustad kõrgelt või isegi rohkem vahepeal kui mingisugused materiaalseid asju nagu. Ja see võib tunduda veider, ma saan aru, sest et mul on varem olnud ka rahaliselt suuremaid pakkumisi, kui ma olen saanud Kalev Cramos raha. Ja kui sa nagu ise, enda puhul, kui ma olen mõelnud, et raha see, et on materiaalne inimene, kui pakkumine kätte jõuab ja sa hakkad nagu enda sisetunnet õige kuulama, siis sa saad aru, et ei ole üldse nii materiaalne inimene ja minu jaoks ka mingid teised asjad omavad nii suurt rolli.
ja see on ka täpselt see, miks on raske minna siit ära, sest et kõik need muud asjad on lihtsalt nii kinni hoidvad siis. Kas sul Severiga mõnda head lugu on? Kuskil, kus te olete käinud, midagi, mis te olete teinud? Oot, see on hea küsimus. Severiga head lugu. Teil oli kohe vist, algusest peale oli kohe minu arust see klikk, kui Severi tuli. Ma kusjuures ei mäleta. Severi tuli detsembris minu arust. Jah, Severiga oli nii, et millegi pärast ma nägin, et ta sainiti, ma kuulsin, et ta tuleb, ma nägin, et ta sainiti ja ma ütlesin kellegile veel enne seda, mitte meie meeskonna sees olevale inimesele. Ütlesin, et ma täiega ootan, et ta tuleks millegi pärast, kuna ma tundsin, et meil saab olema hea klapp nii platsil kui platsi väliselt. Ma ei tundnud seda enne selles mõttes, et ma ei öelnud seda mingi varasema kogemuse põhjal, ma lihtsalt ütlesin seda sisetunde põhjal. Ja siis nagu esimesest päevad alates see põhimõtteliselt nii ka läks. Et ja see ei pidanudki olema alati nii, see ei olnud alati selline suhe, et me metsikut iga päev rääkisime, kuna Severi on ka nii, et ta vahepeal jutukam, vahepeal vähem jutukam, tal on, aga samas alati ta teadis, et ma olen tal olemas, ta on minul olemas ja see kuidagi toimis nii, et ei pidanud palju vaeva nägema. Ja määratan pärast ühte seda hooaja lõppu, see oli siis äkki mitte nüüd eelmine hooaja lõpp, üle-eelmine hooaja lõpp. Olime väljas, pärast hooaja lõpus olime väljas ja siis istusime veel mina, Severi Lemps, olime Shamrock karaoke baaris, Sommiga ikka lähed karaoket laulma ja olime Shamrock karaoke baaris ja siis lihtsalt istusime seal, tellisime viimaseid õllesi ja laulsime koos ja siis see oli veel siuke seik, et istume siis lauas ja tuleb mingi fänn, kes tundis meid ära, kes ütles, et ta töötab laeva peal, võttis oma pusa endalt seljast ära, mis ta seljas oli, küsis enda pusa peale oma pojale või lapsele autogrammi meilt, pani selle pusa selga, ostis meile suure ämbritäie õlut ja siis samas öeldi, et kuule, me paneme 20 minuti pärast kinni ja siis me seal proovisime seda õlut ruttu ära juua ja siis lõpuks võtsime veel kaasa, istusime seal Viru tänaval nurga peal niisama hommikul juba suvel, kevade lõpp suve algus päike tõusis ja rääkisime elust, olust ja kõigest sellest, et siuke lugu, aga eks neid on veel, aga see mul tuli praegu meelde. Severi jääb kindlasti igatsema. Aga noh. Ja mina teda ja kõiki teisi ka. Selline see eluke on meil. Aga saab ühendust hoida tänapäeval, ei pea posti ka kirju saatma selles mõttes. Ei pea fakse saatma. Et ühe nupuvahetuse kaugusel vähemalt kõik ja et ikkagi varsti, ma arvan, näeme ka. Äkki veebruaris on ja kui ma koondisse peaksin tulema ja eks see teine poolaasta või hooaja lõpp kindlasti võib-olla läheb kiiresti ka ja ju suvel lubasime ka Severiga näha, nii et kindlasti teistega ka. Selles suhtes, eks ma jään seda aega ootama. Kindlasti. Ma kuulsin, et sul ei ole veel asjad pakitud, nii et sa pead minema nüüd koju pakkima. Meil on juba õhtu, õues on pime. Või noh, õues on juba kell 3 pime selles suhtes, aga õues on ikka pime. Õues on ikka pime. Võtaks siis kokku need otsad siit. Muidu tahtsin lõpetada selle VEF-i mängu jutuga, kuna sa ise juba rääkisid sellest nii palju ja võtsid selle nii toredalt kokku. Mul on tegelikult Priitu peab tänama, sellepärast, et kui mäng pihta hakkas, või noh, meil oli see kommunikatsioon, kuidas me siis teeme selle, sest et jutt oli juba läinud laiali igale poole, et sa lähed, kuigi mängijatest keegi peale Martini ei teadnud, mis tegelikult ma natuke isegi imestasin sellepärast, et päeval juba oli see igal pool mingites chatides oli laiali läinud, aga ju siis te olete nii tublid, et mängupäeval on see fookus ei ole kuskil mingisuguse sotsiaalmeedia peal. Et see jutt oli lahti läinud ja siis me Allani ja Ramoga seal arutasime, et kuidas, sest oligi juba seal kommentaatorid teadsid, eks ole, juba kõike täpselt, kuhu sa lähed ja nii edasi. Et kuidas me siis seda kommunikeerime ja lõpuks otsustasime, et sellest ei ütle nagu midagi, aga et natukene nagu pehmendame, et kuna sul ei olnud veel allkirja all tol hetkel, et see on alati see, et kõik need jutud tulevad alati enne välja, kui päris asi nagu toimunud on. Aga inimesed võib-olla ei saa tihti aru sellest, et klubi poolt me ei saa panna mingit infot välja, kui meedia päris kindlad. Pluss tihti seal vahel on agendid, tihti vaid seal vahel ongi agendid ja kõik muud mingisugused kohustused, lepingud ja asjad, et see ei ole nagu päris nii lihtne. Aga me siis panimegi, et suure tõenäosusega siis on mingisugune liikumine. Ja siis mäng hakkab pihta, Priit tuleb minu juurde, et kuule Marita, et me peame Kreksi kuidagi nagu ära saatma.
ja siis sealt kuidagi küpseski see, et Martin võiks midagi öelda, siis ma poole ajal läksin, ütlesin Martinile, et ta midagi ütleks. Rebane viis talle mikri ja selles suhtes see oli hästi, siis me jäime selle peale lootma, et me veel võidaks ka, et me oleks seda niikuinii teinud, isegi kui oleks kaotanud, aga lihtsalt selle võidu emotsiooni pealt ja lihtsalt ongi see, et mille pärast me kõik seda kossu teeme ja mille pärast me seda kõik vaatame, ongi tegelikult, et sealt mingisugune emotsioon saada. Ja mingisuguse emotsiooni all pean silmas positiivset emotsiooni, et seal tõesti jällegi mängus oli täie raha eest. Et oli seda draamat veits, oli seda võitluslikku, oli ikkagi see, et vastas oli VEF. Nii väikse vahega võitsime, aga selles suhtes veenvalt. Ja siis veel, et lõpus sai ära saata, sest tihti on ikkagi see, et kui mängijad niimoodi poole hooaja pealt lähevad, siis me ei saa neid kuidagi ära saata, sest see minek toimub nii... Tuli just, kusjuures sellega tuli praegu meelde, et Saša viimane mäng oli ju ka nii, et me tegelikult teadsime. Et nüüd lihtsalt tagantjärgi targana, ma ei mäleta enam täpselt, mis need detailid seal olid, aga tegelikult on tore, kui on mängija, kellele läheb klubi nii väga korda ja mängija, kellele lähevad fännid või kes läheb fännidele nii palju korda, et ikkagi kuidagi oleks nagu äge ära saata. Et mul on hea meel, et sa said siukse ärasaatmise. Mul on hea meel praegu, et me saime teha selle episoodi siin. Ma loodan, et inimesed, kes kuulasid, et neil oli huvitav. Sorry, et see ei olnud väga naljakas episood, sest et ma teen nalja ainult siis, kui mul tuleb tuju nalja teha. Praegu ei ole naljatuju, praegu oli siuke tuju, et tahaks natukene arutada mingitel elulistel teemadel. Nii et Greks, hästi palju edu sulle. Aitäh minu poolt, kogu klubi poolt ja varsti näeme. Jah. Ma ütlen enda poolt ka siis veel. Esiteks veel kord suur tänu. Ma ei oodanud sellist ärasaatmist pärast mängu. See tõesti kujunes kõik nagu läks, ütleme nagu välja kirjutatud. Me võitsime kõik see oli nii emotsionaalne päev. Ja ma sain mõnes mõttes need emotsioonid ennast välja, sain ka näidata, et see kõik läheb mulle nii palju korda ja seda enam, et nii paljud inimesed tulid taha ja kirjutasid mulle pärast isegi inimesed, kellega ma ei suhtle ja nii edasi, et absoluutselt nii südant soojendav ja üldse, kui on seda minekut võimalik kergemaks teha, siis see teeb, et te kõik toetate mind. Ja see tänane podcast siin samamoodi, et aitäh sulle, Marita. Sa tead, mulle rääkida meeldib ja mul on hea meel tegelikult, kuigi see võttis mu pakkimise aega võib-olla vähemaks, aga ma ei ole selle pärast kuri ja ma hea meelega istuin siin tunnikese veel, nii et selle eest ka aitäh sulle, saime natuke sügavatel teemadel ka rääkida. Ja ma ütlen enda poolt ka siis edu teile hooaja lõpuks, et ikkagi kõik eesmärgid, mis on seatud, saaks saavutatud. Hoian teile pöialt, elan kaasa, kõik see ja egast midagi kui järgmiste kohtumisteni.